Kevaditi, kui Soomaa jõgedel vesi üle kallaste tõusis, oli ühepuulootsik siinsete inimeste üks peamisi liikumisvahendeid. Sellega käidi veskil, kalal, jahil. Nüüd näeb siinkandis sagedamini moodsaid plastikust kanuusid või kummipaate. Ühest sirgest puutüvest välja tahutud haabjat ei ole tehtud enam ammu. Ei osatudki. Ometi on üks nüüd valmis, mis kohe vette lükatakse. Haabja ehitamine on aegavõttev, teadmisi ja tarkust nõudev töö. Eelmise aasta suvel korraldati Soomaal ühepuulootsikute valmistamise laager. Sinna tuli kohale mehi Pärnust, Võrust, Matsalust, Soomestki. Soomaa rahvuspargi direktor Tõnu Kütt ja Saarisoo talu peremees Aivar Ruukel olid mõtte algatajad. Juhendasid aga vanad meistrid Jüri Lükk ja Jaan Rahumaa, kes väitsid, et viimased 30 aastat pole neil seda tööd teha tulnud. Eks esimest korda sellise lootsiku vette lükkamine ole vist eksamitöö nii mehele kui sellele paadile endale ka? Eks ta ole jah. Minul oli ta tõesti esimene, mis eelmine aasta sai alustatud ja nüüd siis sai lõpetatud kevade poole. Mis hinde te endale panete selle töö eest? Vigu on palju. Näiteks? Kas või kaarte tegemine, mida ma ei oskanud ise hästi teha ja see on oma käel tehtud lihtsalt kaugema juhendamise alusel. Aga muidu aasta ehk 4 on ära. Kas süda selles mõttes natuke värisest ka, et ei tea, kas ikka jääb sirgelt vee peale püsima, äkki pöörab ümber ja on kummuli? Seda ma mõtlesingi jah, et äkki tõesti on nii, et on kohe märg ja kogu lugu, aga jäi seisma. Kui kaua peab üks haab nii kaua metsas kasvama, et ta võib maha võtta, et hakata lootsikut tegema? Ma arvan, et üks 80-100 aastat on ikka selle puu vanus, mis ikka lootsiku saab, sest nagu öeldakse, et peenem ots ei tohi olla vähem kui 50 sentimeetriga, sest muidu on väga raske raiuda. Algajad, nagu me olime, ega ma üksida raiunud, mul on siin väga palju abimehi. Meil kulus praktiliselt ikka 5 päeva ära, et selle paadi seest tühjaks saime. Aga see laius siin on küll ju suurem või laiem kui see pool meetrit. Kuidas on võimalik, et see paat niimoodi avaneb ja mis selleks siis vaja teha on, et teda laiaks venitada? Kui ongi, tähendab paat juba paksus välja raiutud, külgede paksus, siis tulebki see laotamise protseduur läbi viia. Ja see ei olegi väga keerulist. Tehakse paadi pikkuselt lõkked 2 poole ja mõni ämber või paar ämbrit vett paati ja siis hakatakse kuumutama. Ja see vesi läheb seal sees soojaks ja paat hakkab ise laiale vajama. Miks teile seda lootsikut vaja on? Ausalt öelda mulle hakkas meeldima selle tegemine, see on omapärane ja kõik asju tuleb elus proovida, mille tea, kuna vaja võib minna. Selle paadi tegemise põhieesmärk oligi, et seda traditsiooni säilitada, mis on selle Soomaa kandile väga omapärane olnud aastakümned ja kuna vanad meistrid on jäänud vanaks, siis oli hädasti vaja, et nooremad mehed omandaksid selle kogemuse ja ma arvan, neid oli piisavalt palju, kes said paadi tegemise algteadmised teada ja see traditsioon kindlasti jätkub. Kuhu te sellega nüüd, kui ilmad soemaks lähevad, edasi sõitma plaanite minna? Ta on ikkagi mõeldud ühesõnaga Soomaa rahvuspargile ja hakkab Soomaa rahvuspargi jõgedel sõitma, nii et ma usun, et nii mõnel kasjuvõisel on võimalik temaga siin Navesti või Raudna või Alliste jõel sõita.